Ma tahaks täna olla teiega teise Timoteose kirjas, nii et kellel on piiblid kaasas, võite võtta lahti teise peatüki, me kõnnime seal edasi-tagasi ja ma loen kõigepealt 2 lühikest lõiku, üks on sealt teisest peatükist salmid 20 ja 24 ja siis ma loen 1. Timoteose 6. peatükist ühe salmi. Aga suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbe astjaid, vaid neid on ka puust ja savist, osa auliseks, osa autuks tarbeks. Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. Põgene noorusea himude eest, taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes issanda tappi hüüavad puhtast südamest. Ja 1. Timoteosest, sina ka Jumala inimene, põgene selle eest, taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust ja tasadust. Amen. Kas sa oled oma elus midagi taodelnud? No nõukogudeaegsed inimesed mäletavad, taotleme korterit, taotleme auto ostuluba. Mida me praegu taotleme? Palgatõusu, viisat, mõni taotleb lahutust, toimetulekutoetust, pangalaenu, erinevaid asju. See on tõsine ettevõtmine, see taotlemine, eks ole. Sa pead täitma mingisuguse hulga pabereid, sa pead tõestama, tõendama, aega ja energiat kulutama ja tegelikult ei ole kindel, et sa saad selle, mis sa taotled. Mõnes mõttes võib üldistatult öelda, et kui me ükskõik mida taotleme siin maailmas, on põhimõtteliselt tegu soosingu taotlemisega kelleltki, kellel on võim üle meie, kes on suurem. Me taotleme tema heatahtlikkust. Piibel ütleb ka, et me peame taotlema. Aga see protsess käib hoopis teisiti ja ka taotlemise eesmärgid on teisid. Tagasi selle taotlemise protsessi juurde või raskuse juurde siin maailmas, vist viimases Pealtnägijas oli see lugu, kus üks kriminaal ja narkomaan, kes oli vangis istunud ja palju halba teinud, sai usklikuks ja muutis oma elu 180 kraadi ja rajas perekonna ja rajas firma ja 10 aastat elas täiesti korraliku inimese elu ja siis ta taotles Eesti kodakondsust ja talle ei antud. Öeldi, et ikka veel ei ole tõendatud. Oota veel. Taevas on asjad teisiti, aga meile on ka öeldud, et me peame taotlema ja miks ma need kirjakohad valisin, kohe seletan. Kui me räägime taotlemisest piiblis, siis õpetussõnad 4 ütleb, et taotle tarkust. Seal on mitu salmi selle kohta. Jeremias öeldakse meile, et taotle selle linna heaolu, kuhu sa lähed. Kuhu ma olen lasknud teid viia ja paluga selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Ma ei tea, kui palju me oleme taotlenud seda. Hebrea kiri 12.4 ütleb, taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Aga kõige pikemad nimekirjad, mida me peaksime taotlema, on just nimelt seal Timoteose kirjates või Pauluse kirjates siis noorele koguduse juhile Timoteosele. Kui ma seda jutlust nagu ette valmistasin, ma olin täiesti kindel, et nüüd mul on see võimalus, et ma saan jagada teiega suvel uuritud Jeremia raamatu leide. Neid on palju ja ma olin nagu väga sillas nendest ise. Ja mõtlesin, et see on midagi, mida ma tahan kogudusega jagada, aga siis ma jäin palvesse ja küsisin, et Jumal, mida sina tahad praegu Nõmmele öelda? Mida me vajame? Mis su sõnum on? Ja see vastus tuli kiire ja väga selge. Armastust. Taotlege armastust. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis see tähendab. Ja uurima, et mida piibel ütleb. Ja just need Timoteosele kirjutatud kirjade nimekirjad, mõlemad nimetavad armastust kui seda, mida tuleb taodelda. Ja võib-olla meie keelepruugis ja mõtteviisis isegi me ei ole harjunud mõtlema armastusest kui millestki, mida me peame taotlema.
No ja kui me kedagi nii-öelda taga ajame ja armunud oleme, see on teine lugu, eks ole. Aga me oleme jube visad siis ka, on ju. Mäletan, ma olin omal ajal hädas oma enda abikaasaga, et ükskõik, kui ta ette võttis, siis ta selle läbi viis. Ükskõik, mida mina tegin. Aga kuidas me taotleme ja miks me peaksime taotlema? Jumala sõna hoiatab meid ka. Matteuse evangeeliumis 24. peatükis ta ütleb, et kui ülekohus võtab võimust, siis jahtub paljude armastus. Ja me oleme selles kohas praegu, kus ülekohus võtab võimust. Me kogu aeg kogeme seda. Ja see tähendab, et meil on olemas nagu vastutee või meil on olemas nagu vastumürk sellele. Ma uurisin algkeeles, mida see sõna taotlema tähendab. Ja ma avastasin, et see on väga kummaline ja väga huvitav sõna. Dioko või dioko on selle sõna algkeelne, siis kreekakeelne nimi, aga seal on see sõna tüvi dio, kust tulevad ka sõnad kartlik ja sõnad diakon näiteks. Ja sellel sõnal on 5 tähendust. Esimene neist on põgenema, eemale põgenema. Teine on vastupidine, järgi jooksma, kiiresti jooksma, et midagi kätte saada. Pressi edasi, mine kiiremini. Siis seal on selline alaosa ka, või siis sa ajad kedagi väga vaenulikult taga, sa oled tulivihane ja ajad taga, nii et sädemeid lendab. 3. variant on tagakiusamine. Ja seda on piiblis kõige rohkem, kui sellest sõnast rääkida, kus seda kasutatakse. Või siis tagakiusamise all kannatamine. 4. tähendus on lihtsalt kedagi nii-öelda järgima või jälitama ilma vaenulikkuseta. Ja 5. on siis see innukalt, järele jätmatult otsima, taga ajama. Ja ma avastasin, et 637, 673, vaadake, nüüd ma ei teagi, esimeses piiblis oli see sõna takka ajama. Vanad eestlased ütlesid, et takka nõudma, nõua takka. Nii et see on see taotlemine. Ja see on huvitav, et kuigi kõige rohkem esineb seda sõna tagakiusamise tähenduses, siis seal on ka see parem pool, seal on see tume pool, seal on see kannatuse pool, mida me mõnda asja taga ajades ja mõnikord ka armastust taga ajades võime kogeda, ka seda tagakiusamist. Aga praeguses kontekstis on ta ikkagi see järele jätmatu, innukas jooksmine millegi järele, selle taotlemine, nii et sa jäta järele. Meil on selline arvamus, et mina palun ja Jumal lihtsalt annab mulle midagi südamesse. Minu esimene kogemus armastuse taotlusest oli see, et kui ma sain püha vaimuga täidetud, ma üldse ei taotlenud mitte midagi. Mina tahtsin püha vaimu saada. Ja siis, kui ta tuli ja täitis, siis selle kaasprodukt oli selline armastus, millest mina aru ei saanud. See käis mul üle mõistuse ja ma ei oleks osanudki seda nagu küsida Jumalalt. Ja ma mäletan, et ma käisin ringi ja imestasin, kuidas selline asi võimalik on. Hiljem on mul tulnud taotleda. Ja üks asi on ka siin see vahe, et kui me räägime Jumalast ja oma Jumala suhtest, siis see armastus on nagu kergem meile tulema, sest me kuidagi teame või tajume, et Jumal väga lähedaselt, väga individuaalselt suhtleb ja suhestub meiega. Aga kui läheb armastamiseks kellegi teise või isegi nende inimeste vastu, kes maailmas on, siis me oleme natukene raskustes. Timoteus kirjutab seal, või Paulus kirjutab Timoteusele seal selle 2. peatüki alumises otsas 20.
ja 21. salmis veel ühed mõtted. Aga ma loen neid hiljem, ma olen natuke segaduses praegu, mis järjekorras ma pean teile rääkima. Me arvame, et, või tegelikult ma usun, et meie elus on paljusid asju, kus me oleme palunud ja siis me ootame, et see lihtsalt tuleks. Nüüd Peeter Norberg, kui ta oli laagris, siis ta ühes oma kõnes tõi esile selle, et ka Jeesuse jüngrid mõtlesid niimoodi alguses. Sellepärast, et nad ei suutnud nagu uskuda, et nemad võiksid muutuda. Ja nende põhiline selline strateegia oli see, et nad vaatasid, jälgisid olukordi, aga siis, kui läks tuliseks või hapraks, siis Jeesus tuli ja tegi midagi. Ja ma kardan, et me oleme vägagi selles samas kohas, igatahes mind see tabas seal laagris. Ma jäin mõtlema, et ma ei ole kunagi seda nagu märganud. Ja siis ta rääkis edasi, et tegelikult väga mitmest Uue Testamendi loost tuleb see välja, et Jeesus ootas, et jüngrid ise hakkaksid liikuma. Ja kui nad näiteks selle seestunud poisi puhul jäid jänni ja siis pärast küsisid, et miks meie ei saanud hakkama, miks meil meelevalda ei olnud, siis Jeesus ütles, et see sugu läheb välja ainult palve ja paastumisega. Ehk midagi peab inimene ise tegema. See lihtsalt istumine ja ootamine, see ei vii meid eesmärgile. Ja kõik, kes on teeninud kas eestpalves või vabastuspalves või kellegi eest palvetanud, nad teavad, et sul ei ole mingit erilist meelevalda, see on puhas soe õhk, mis siis välja tuleb, kui sa ei ole enne palvetanud, kui sa ei ole enne korjanud või kogunud, kui sa ei ole olnud Jumala ees ja otsinud teda. Seal on see lugu apostlite tegudes meil nendest ülempreester Skeua 7 pojast, kes kõik peksa said, kui nad läksid kurja vaimu välja ajama, sest ta ütles, et Jeesust ma tunnen, Paulust ma tean, aga teid, kes te olete, ma ei tea. Ehk siin on üks selline võti meile antud, ka Timoteusele kirjutatud kirjas, et me peame ise hakkama liikuma, see on seotud selle taotlemisega. See ei ole lihtsalt see, et ma olen Jumala ees ja ootan, et anna mulle palun. See on jah, see otsus, et ma tahan. Aga Paulus kirjutab siin niimoodi, ta toob ühe näite nendest anumatest, selles samas teises peatükis. Ta ütleb, et suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbeastjaid, salm 20, vaid neid on ka puust ja savist, osa auliseks, osa autuks tarbeks. Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole. Ja selle järel ta ütleb kohe, põgene ja taotle õiglust, usku, armastust, rahu nendega, kes issandat appi hüüavad. Siin on see võti, muutumine ja muutmine, olukordade muutmine ja asjade muutumine algab meist endast. Ja seda on meil teisel põhjusel ka raske vastu võtta, sellepärast, et me oleme ju püüdnud olukordi ise muuta. Aga me teame, et me üsna kiiresti jõuame oma suutlikkuse lõpu ja me oleme siis silmitsi sellega, et me ei suuda tegelikult. Mul ei ole piisavalt. Ja seda võib-olla eriti, kui me püüame kedagi armastada, kes on natuke kaugem või kes on natuke keerulisem. Ja mulle tundub, et Jumal tahab, et me sinna jõuaksime. Sest alles siis, kui me oleme selles kohas, et Jumal, ma olen püüdnud, ma olen teinud, aga mul ei ole seda, no mul ei ole, ei tule kusagilt. Ja siis me ütleme, et Jeesus, aita, tule püha vaim, täida. Ja siis me oleme väga aljandlikud, siis me oleme nõus alistuma, siis me oleme nõus Jeesusele järele minema. Aga enne me ikkagi mingi grammi võrra toetume enda oskustele või teadmistele või oma jõule. Ja ka siin Timoteuse kirjas armastuse taotlemisest rääkides see sama asi kehtib. Me ei saa inimliku jõuga pressida. Me ei saa Jumalalt seda välja pressida, me ei saa iseendast seda välja pressida. Me ei saa usku välja pressida, õiglust, veel vähem armastust. Me peamegi jõudma selle ukseni, kus on meie suutlikkus lõppenud ja me ütleme, Jeesus, aita. Püha vaim, tule mulle appi. Anna, ma annan sulle üle, ma
tõstan käed üles, mul ei ole. Ja mul on niisugune tunne, et meie lihane loomus paneb nagu viimseni vastu. Sest ta ei taha alistuda, ta ei taha tunnistada, et ta on surnud, et ta on ebapiisav, et temast ei jätku. Nüüd, kui me räägime armastusest, siis me räägime ka ühest järgnevusest või armastamisest. Ja see on nagu trepp, kust me peame alustama esimeselt astmelt, enne kui me jõuame 3. Ja 3. aste on see, et me armastame ka neid, kes on maailmas. Esimene aste on armastus Jumala vastu. See on esimene. Ja see ei teki iseenesest, vaid see tekib siis, kui me Jumalaga suhtesse astume. Paljud teoloogid, ka näiteks Timothy Keller ja seal mõned teised, on tõdevad ikka ja on tõdenud ja ka praegu me kuuleme seda, et meie armastus Jumala vastu on tegelikult vastupeegeldus Jumala armastusest meie vastu. Ja see peab olema meie arusaamine, aga see peab olema ka meie kogemus. Mõlemaid on vaja. Küsimus ei ole selles, et ma tean, et ma võtan teatavaks, et ma isegi usun, vaid sa pead seda tajuma, sa pead seda tundma, sa pead selle sees oskama olla. See peab olema su hingamise ja paranemise paik. See on nagu päike. Sa lähed päikese kätte, sa tunned, kuidas su keha hakkab soenema ja lõpuks ta kuumeneb, mõnikord ta võib üle kuumeneda. Seal alguses, seal on see kindel otsus ja teadlik valik, jah, nii nagu ütles see ülempealik, et mina ja minu pere, meie teenime Jumalat. Ma valin Jumala, ma valin selle päikese, aga siis sa oled seal ja siis sa hakkad soenema. Ja see tähendab just seda, mida me laulsime, et olles tühi, ma lähen Jumala ette. Ma ootan seal. Ma ootan ja täna me ootasime. Me palume, me alistume, me igatseme, me ei lähe ära. Me koondame oma mõtted, toome nad tagasi, kui nad lähevad kuskile jooksma. See tähendab seda, et ma võtan selle eraldatud aja, et ma paastun, et ma olen kuskil, lähen metsa mitmeks päevaks. See tähendab seda, et ma lähen sinna samasse kohta ka siis, kui ma olen meeleheites ja täiesti läbi kukkunud. Aga sellest kõigest sa õpid teda tundma. Ja siis sa hakkad soojenema ja mitte ainult, sa hakkad tervenema. Need kohad, mis sinus on katki, need tükid, mis on välja löödud, need Jumal paneb tagasi, teeb uueks. Ta loob su uueks selles armastuses. Ja sellest armastusest, kui sa hakkad liikuma, see on hoopis midagi muud. See ei ole enam käsuseadus, ma pean ja kristlased peaksid ja nii ei tohiks. Vaid see on see, et ma tahan. Sest see on midagi, mida ma saan teha temale, keda ma armastan kogu südamest. Ja ma tean ja olen ise tundnud, et mõnikord see Jumalast süüdatud armastus võib olla nii suur, et sa lähed lõhki, et sa ütled, et ma ei jaksa enam, see ei mahu ära minu sisse. Ja meil on see tõotus. Jumal on teadnud seda, et meil on see võitlus ja ta ütleb, et kui sina tuled minu ligi, ma tulen joostes sulle vastu. Ma tulen sinu ligi. Ja meil on teine tõotus, kus ta ütleb, et kui me tema palge ees oleme, siis me muutume kirkusest kirkusesse. Tema sarnaseks. Et siin ei ole mitte midagi tegemist selle hambad ristis pingutamisega. Vaid siin on pankrotiga, alistumisega, alandumisega ja igatsemisega. See on see taotlemine. Nüüd, kui me oleme Jumala armastusest täidetud, alles siis me saame rääkida sellest, et me armastame üksteist. Sest siis ma näen teist inimest teisiti. Ta on see, keda see Jumal, keda mina armastan, armastab. Ja sellepärast see, mida mina tast arvan, ei ole tegelikult relevantne, ei ole oluline. Ma võib-olla vaatasin teda, panin ta sinna kasti, ütlesin, kõik, ta on seda sorti inimene, rohkem pole mul vaja teada. Ja siis sa võtad selle suhtumise. Aga nüüd sa vaatad Jumala silmadega ja ütled, et see on see. Jumal armastab teda. Aga kuidas mina peaksin teda vaatama? Ja siis me laseme lahti oma suhtumisest. Kõige raskem on lahti lasta, kui see inimene on teinud sulle haiget.
siis sa pead lahti laskma valust, kibedusest, solvumisest või vimmast mõnikord. Kui ta ei ole sinu inimene, tänapäeval nii räägitakse, sa lased lahti sellest, et ta on erinev, ta on teistsugune, ta nagu ei sobiks, siis sa annad andeks ja sa oled nagu avatud Jumalale ja ütled, et näita mulle, mismoodi ma pean teda võtma, anna oma pilt mulle. Ja siis ta näitab sulle, kuidas ta näeb seda inimest, mida ta temas armastab, mida ta tema ellu tahab tuua just sinu läbi. Ja teate, siis see rõõm, selle inimese teenimise rõõm, see on midagi hoopis muud. Mul oli ja mul on elus olnud inimesi, kes on väga haiget teinud, aga üks oli ka. Ja iga kord, kui ma kuidagi jäin mõtetesse või niisama ei hallanud kogu aeg seda, mis mu peas toimub, siis kurat väga sageli ründas ja tõi üles selle inimese nime ja siis hakkas ketrama, et aga vaata seda ja siis vaata seda ja mis ta sulle veel ütles ja mis ta sulle veel tegi ja kuidas ta üldse on ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma olin sellega hädas. Ja siis ma palusin, et Jumal aita mind, et see plaat käib mu sees edasi. Ühel korral siin koguduses olles, ülistuses, Jumal ütleb mulle, et kui see nimi tuleb, ütle kohe Jeesus. See oli Püha Vaim. Ja see oli nii kummaline, et ma jäin ülistamises pooleli. Aga ma võtsin selle vastu ja siis järgmine kord, kui see tuli, siis ma nagu plaksust eemaldusin, ütlesin, et ei, ma ei ütle seda nime, Jeesus. Ja teate, kogu see kibeduse vingumine või mis iganes see oli, see lihtsalt kadus joonelt, sest Jeesus oli selle inimese asemel. Ja see niimoodi mind aitas edasi, et ma olin nii tänulik, et Püha Vaim mulle ütles, et kui see nimi tuleb, ütle Jeesus. Sõna ütleb, et armasta ligimest kui iseennast. Aga sa ei saa iseennast armastada, kui sa pole Jumala ees olnud. Nii et tema armastus saaks sind tervetada. See on nüüd üks selline kõrvalmärkus või kõrvalviide, aga see on suur känd, ma ei mõtle Allarit siin, aga see on suur känd, mille taga on mitmed inimesed kinni. Sest nad ei ole päriselt uskunud või kogenud või suutnud vastu võtta või midagi on, et seda Jumala armastuse kogemust nende vastu neil ei ole. Või siis ta on enese nii mutta arvanud, nii maha kandnud, et temast ei ole mitte midagi. Kurat on kuidagi ta niimoodi saanud maha teha. Ja kui sa mõistad, et sa tegelikult iseennast ei salli, siis sa pead minema tagasi esimese sammu juurde. Sa pead sinna trooni ette minema ja olema selle Jumala armastuse sees, kuni sa oled hingetu ja sõnatu sellest, kui kallis sa talle oled. Aga kui sa ennast hukka mõistad ja maha kannad, sul ei ole ressurssi kedagi teist ka armastada. See trepp läheb astmeid pidi ja sa ei saa hüpata. Ja nüüd see 3. trepiaste on see, et meil peab olema armastust, see 2. aste on see, et meil peab olema armastust koguduse kaaslaste teiste Jumala rahva liikmete vastu ja see on ka lihtsam, sest me oleme nii-öelda sama tõugu, me oleme samast perekonnast. Aga nüüd see, milles me praegu liigume, ärkamise ja Jumala liikumise tuules, me valmistame ette praegu, kuidas tunnistada, kuidas palvetada nendel eelolevatel sündmustel. Meil on vaja armastust võhivõõraste vastu. Ja see on ka see, mida me peame taotlema. Vanasti öeldi, et meil peab olema hingede kahju valu. Et sul peab olema kahju neist, kes igavesse hukatusse läheb. Ja seda meil on, ma usun, aga ma arvan, et sellest ei aita. Sest sul on vaja kogeda Jumala südant nende suhtes. Sul on vaja liikuda koos Jumalaga, kui sa nende eest palvetad või kui sa nendega räägid. Sul on vaja julgust ja oskust ja Jumala silmi. Ja sa ei saa seda, kui sul ei ole Jumala armastust, kui sa ei ole armastust enda vastu.
sa pead liikuma selles jões. Me loeme Uuest Testamendist, kuidas Jeesus sageli vaatas inimeste peale armastusega. On mitmeid kohti, kus on, et ja Jeesus vaatas neid ja tal oli neist kahju. Aga see ei olnud haletsus, vaid see oli armastus, see oli see, mille pärast ta oli tulnud. Ja ka meie kogudusena, meil on suur kogudus ja see võib väga lihtsalt laiali laguneda. Meie sidemed üksteise vahel võivad katkeda. Sellepärast me peame taotlema armastust. Kui siin on keegi, kes hõõrub nii-öelda sinu vastu, me oleme need elavad kivid ja mõni kivi võib jube ebamugav olla, kui sa temaga kõrvuti oled. Taotle armastust. Mine jookse selle järele. See algab sellest otsusest, ma tahan, ja sellest otsusest ma hakkan liikuma. Ükskõik, teed sa seda kaines mõtluses või oled sa meeleheites, aga ava oma tahe Jumalale. Peter Nordberg ütleb, et siin on nagu tegu sügavama tahtega. Sellega, kus sinu tahe ühendub sügaval, sellisel mõnes mõttes müstilisel tasandil Jumala tahtega. Ja ta tookord tõi selle Filippi kirjakoha 2.13, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jumal on see, kes aitab sul tahta armastada iseennast, teda ja teist inimest su kõrval. Ja tegelikult ainult Jumal on see, kes saab meid viia sellesse asendisse, sellesse positsiooni, et need asjad hakkavad sündima sellest sügavast ühendusest, mida Jumal tahab esile tuua. Aga see algab armastusest. Ja me peame liikuma sellesse positsiooni. Paulus kirjutab seal Timoteose kirjas 20, üks hetk, ma leian üles, 20. salmis, et suures majas, ta toob ühe näite, ei ole üksnes kuld ja hõbeastjad, vaid neid on ka puust ja savist. Ja osad on aulised ja osad on autuks tarbeks. Ja siis ta annab meile võtme 21. salmis. Ta ütleb, nüüd kui keegi ennast puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks, peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. Ja peale seda ta ütleb, taotle õigust, usku, armastust. Nüüd, kui me mõtleme nagu mingite, ma ei tea, mõisade peale või kus on palju anumeid, jah, seal on tõesti savist ja puust ja eriti paar sajandit tagasi mõeldes ja on väga ilusaid kullatud ja ornamentidega kaunistatud anumaid. Aga kui me hakkame mõtlema täpsemalt, siis praktilises elus neid savi- ja puuastjaid kasutatakse palju rohkem, eks ole. Need saavad palju tihedamat kasutust, sest nad on sellised tavatasandil ja nad saavad rohkem määritud ka vahest. Aga Paulus ei viita siin mingile hierarhiale, et ühed on paremad ja teised on halvemad. Võib-olla me saame siit välja lugeda seda, et kõik määrduvad. Kõik asjad, mis on tarvituses, need määrduvad. Ja nüüd ta annab siin selle võtme, et kui sina tahad liikuda edasi, siis su liikumine algab puhastumisest. Kui sina nüüd kui keegi end nüüd puhastab neist vigadest. Ja mis on need vead? Ta ütleb siin enne või hiljem Timoteosele, et põgene noore ea himude eest. Teate, mõni inimene võib olla 70, aga tal on noore ea himud ikka. See ei tähenda, et sa vanaks saad, et su himud ära kaovad, nad võivad muutuda. Aga üks asi, mis meid määrib, on meie himud. Teiseks, me oleme meeletus pesumasinas igasuguste ideoloogiate ja mõjutajate ja trendide ja mille kõige käes. See määrib meid, me oleme astjad, aga see pressib sisse ka. Kolmandaks ütleb Paulus seal 6. peatükis, et kõige kurja juur on rahaahnus. Raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust. Ja siis ta ütleb jälle, sina põgene selle eest.
et on asju, mis meid määrivad ja ma ei hakka seda nimekirja siin pikendama. Aga me peame võib-olla ringi vaatama, ütleme, et kui sa tunned ennast väga määrituna, siis ole mureta, me kõik oleme määritud. Aga me saame hakata liikuma sellest, et me taotleme armastust, et me hakkame ennast puhastama ja seda puhastamise teed ma tean. Me teame ju. Nii, nüüd ma olen natukene segamini oma järjega. Nüüd taotlemises annab Paulus ka 3 eeskuju. Ja ta annab need seal eespool, ta ütleb, et räägib sõdalasest, sportlasest ja põllumehest. Ja need kõik 3 viitavad sellele järjekindlusele ja sellele üleskutsele vastu pidada lõpuni, mitte alla anda. Teate, see kõige hullem asi on allaandmine, et sa proovid ja ei, mul ei tule välja, mina ei saa. Sõjamehel on üks kindel eesmärk, vaenlane tuleb võita. Ja ta ei lase oma tähelepanu kõrvale viia. Ta kasutab kogu jõudu, kogu relvastust, mis tal on, kõiki oskusi, et ta saaks võidu. Ja mida me teame? Vaenlase kõige tihedamini kasutatav strateegia on tähelepanu hajutamine Jumala laste vastu praegu. Mida ta selleks kasutab? No esimene asi sotsiaalmeedia. Igasugused muud, Kaur nimetas täna siin ajaraiskajaid, tähelepanu tõmbajaid, keskendumise katkestajaid, ajaröövleid, ka inimesi ja tegevusi, mis sõidavad sisse siis, kui sa tahad Jumala ees olla ja seda oma armastuse akut täita, siis tuleb keegi või miski ja ütleb, ei, mina olen tähtis ja karjub kõva häälega, et ta on tähtis. See on nagu droonirünnak. Ma eile mõtlesin selle pealt, kas seda võiks nii võrrelda. Mingid massilised radari alt tulevad pommid, mis löövad su kursilt välja kogu aeg, nõrgestavad sind pidevate rünnakutega, kuni sa loobud ja lööd käega. Ja igasugune selline loobumine avab ukse mingisugusele teisele vaimule, mingisugusele vaimsusele, mis võtab ära püha vaimu jõu ja ligiolu. Ja kõik muutub tuimaks ja sina muutud ükskõikseks. Selles mõttes tuleb olla nagu sõjamees, sa oled keskendunud ühele asjale ja sa ei lase ennast kursid kõrvale viia. Sportlasi on siin meie koguduses palju. Te teate kõik, et te peate lõpuni minema maratonis või Ironmanis või kus iganes. Aga et seda tuleb teha reeglite järgi. Ja seda te teate ka, et võidupärg on tasuks. Seal on selliseid ilusaid momente. Aga mis tähendab meile see, et sa jääd oma rajale, sa jääd oma võidujooksule, sa võitled kõikide vaimulike relvadega, sa tead, mis need on. Ja sa ei hakka tegema enda reegleid, sa ei lähe otse teid või ei pane kuskilt nurga tagant. Nüüd põllumees peab olema visa, kannatlik, valmis suurteks pingutusteks, aga vili tuleb esimesena üles temas, see tuleb esile seal ja tema esimesena maitseb vilja. Nii et isegi kui sinu taotlemisega kaasneb mõni kannatus või tagakius ja seda see võib teha, siis kui sul on see eesmärk ja kui sa tead, miks sa seda teed, mille pärast sa seda teed, siis sa jaksad minna lõpuni. Mõnikord me ei ole lõpuni mõtelnud, miks me usuteel käime, miks me seda tahame. Mõnikord me ei julge seda tunnistada endale. Aga Paulus ütleb siin Timoteusele otse, et lisaks armastusele Jeesuse vastu, millest ta räägib kogu aeg, ütleb ta Timoteusele ka eesmärgi. Ma talun kõike ära valitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega. Paulus on nõus taluma kogu valu, kogu võitlust, kogu ootamist, kogu kannatust, et ta saaks teenida neid, keda Jumal on ette ära valinud ja tuua nad Jumala riiki. Mul on siin kõvasti kasvada selles osas. Nüüd teise Timoteuse 2. peatüki alguses ütleb Paulus ka sellised asjad, et saa tugevaks, saa vägevaks armus. Sama ütleb Efesuse kirja 6. peatükk. Saage vägevaks tema tugevuse jõus. Ja mul on tunne, et võib-olla Jumal
tahab meile öelda, et saage vägevaks armastuses, armastuse jõus, oma elu kõigil aladel, kõigil trepiastmetel. Ära jää ootama, vaid mine sellesse asendisse, pürgi sinna sügavasse ühendusse, et Jumala vägevad teod saaksid hakata sündima. Sest Jumal otsib, nii nagu Peeter ütles meile laagrist, otsib inimesi, kes on valmis radikaalseteks väljakutseteks. Jumal võib anda selliseid väljakutseid, et meie hing jääb kinni ja kui meil ei ole seda armastust, siis me ütleme, ja meil on vabadus öelda ja Jumala armastus meie vastu ei vähene sellest. Aga Jumal igatseb neid, kes lähevad tema järel. Teine variant on see, et sa ootad, pettud, kaebled, nurised ja su armastus jahtub. Sest sulle tundub, et ülekohus ainult kasvab ja keegi sind ei näe. Mind väga kõnetas see, kuidas Peetrus Jeesusega järve ääres jalutas peale seda Jeesuse üles tõusmist Johannese 21. peatükis. Peetrus on totaalselt läbi kukkunud, ta on ise ennast maha kandnud, ta läks kalale, ütles, et minus ei ole jüngri materjali, ei tule välja. Ja siis tuleb Jeesus ja ei küsi, Peetrus, miks sa mind salgasid, kas hakkasid kartma? Oleks ju loogiline küsida, eks ole, mis juhtus sinuga? Aga ta küsib, kas sa armastad mind? Ja Peetrus ütleb, jaa, ma armastan sind. Peetrus on kogu aeg olnud selline, et ma tean, et ma olen sinu poolt ja ma suren su eest, kui taha ja ma võitlen mõõgaga ja löön maha, keda vaja. Ja nüüd Jeesus küsib, aga sa armastad mind? Ja kui Jeesus küsib seda teist korda, siis Peetrus nagu murdub. Ja kui ta küsib kolmandat korda, siis Peetrus ütleb, et issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ja võib-olla see on see, mida Jumal ka otsib, et issand, sa tead, ma olen istunud su jalge ees. Sa tead mind läbi kukkumises. Sa tead, kui nõrk ma olen, sa tead, mida ma ei suuda. Sina tead. Ja Jeesus ütleb talle selle peale, sööda mu lambaid. Mine ja hoolitse mu karja eest. Jeesusele ei loe läbi kukkumine. Sul ei ole õigust ennast maha kanda, ütlen ma sulle täna. Ükskõik, kui kõvasti sa oled läbi kukkunud. Vaid mine ja taotle armastust kõigil 3 trepiastmel. Sest kõige hullem on ükskõiksus. See, kui enam miski ei liiguta su sees. Piibel ütleb, ole külm või ole kuum, aga ära lase ennast lükata ükskõiksusesse. Sest need ta sülitab välja. Andku Jumal meile armu, et me mõistaksime, kuidas me praegu armastuses edasi peame liikuma. Amen. Ja, okei. Issand, sina tead meie puudujääke. Aga sina oled meid enne armastanud. Ja sina oled meid armastanud igavese armastusega enne maailma loomist juba. Sul on olnud meie nimi, meie kuju, meie elu. Sul on olnud inimene silme ees. Ja sina oled igatsenud osadust meiega. Ja issand, see on see, milles meie lihtsalt sulame ära sinu käte vahele. Ja isa, me tahame seda armastust. Me ei taha mingeid käsuseadusi, me ei taha mingeid reegleid, välja pressitud asju. Me tahame sinu armastust, Jeesus. Ja ma palun, kallis pühavaim, et sa tuleksid ühe vägeva tuulena, ühe võimsa voona ja lööksid hingedelt ära kõik need uksed, need barjäärid, mida kurat meie sisse on ehitanud, valuga või läbikukkumistega või millega iganes, issand. Löö maha need müürid, sest me ütleme, et oma Jumalaga ma hüppan üle nendest müüridest. Ükskõik, kas mind sõimatakse või ülekohut tehakse. Issand, me vajame seda armastust. Ja mina palun praegu, anna mulle seda, sest mul on puudu. Sina tead, issand, millisel trepiastmel mul puudu on. Aga anna kogudusele, liida meid armastuses, palun täna, üheks üksuseks
sügavalt tajuma sinu liikumist ja sinu südant. Ja tee meid vägevaks julguses, armus, meelevallas, sest sinuga koos me liigume. Tänu sulle, issand, et me võime muutuda kirkusest kirkusesse ja sina muudad meid. Ülistus ja kiitus olgu sulle, Jeesus. Amen.